No kui läinud aasta suvel oli juust kulla hinnaga, siis juba veebruaris ja märtsis saab juustu poest vähemalt 10% soodsamalt. Juustu või hind on langenud alates, ütleme, oktoobri-novembri kuust. Ma arvan, peamine põhjus on see, et toorpiim oli 4-5 aastat väga kõrge hinnaga. Seda hakati nii Eestis kui Euroopas rohkem tootma. Tarbimine järgi jõudnud. Tekkis nii-öelda kerge üleküllus ja sellest tulenevalt siis või ja juustu hinnad maailma turgudel on korrigeerinud alates eelmise aasta lõpust. Valija juht lubab, et juba veebruaris ja märtsis saavad Eesti tarbijad juustu ja võid märgatavalt soodsama hinnaga poest osta. Mis reaalselt siis tähendab, kui praegu maksab siin võipakk poes kuskil keskeltläbi 3 eurot, mis ta siis hakkab maksma? No, võipakk ikkagi oluliselt alla 2 euro 200 grammine pakk. Kui tootja on seda lubanud, siis meie kanname need hinnalangetused kõik oma tarbijateni edasi. Et ei ole nii, et pood võib-olla nii palju ei langeta, kui tootja langetab hinda? Ei, pigem viime kõik hinnalangetused tarbijani. Veebruaris, märtsis lähevad meil siin juustu ja võinad natukene madalamale, et mis te arvate sellest? No kindlasti hea on ta ikka, et arvestades seda, et kui kalliks on tegelikult piim ja või läinud, et kindlasti nagu väga-väga suureks abiks. Et arvestades neid tavapäraseid hindugi siin, et... Ikka on meeldiv, kõik asjad on meeldivad, kui soodsamaks lähevad. Ja nii ongi. Kui tarbijal on hea meel, et saab poest osta odavama hinnaga piimatooteid, siis põllumehele see nii hea uudis ei ole, sest tema tulud vähenevad. Eesti suurim toorpiimatootja Agrone Grupi tegevjuht toob välja, et kui läinud aasta algul oli toorpiima hind 52 senti kilo eest, siis täna jääb keskmine kilohind 42 sendi juurde. Müüme 180 tonni piima päevas, enam vähem kuskil mingi 64-65 000 tonni aastas. Iga sent, iga euro mõjutab meid nagu päris oluliselt. Võtab natukene aega, et harjuda uue piima hinnaga ja nüüd on küsimus, kui kaua see piima hind kestab, et kui valusaks see nii-öelda rahaliselt läheb. Kui nüüd piimaturg on korrigeerunud ja see toorpiima hind jääb alla pikalt ja see piima hind ei lähe sügisel üles tagasi, siis kindlasti me näeme ka püsihindades korrektsioone. Oleneb jälle tootest, et kilepiima hind on müüdud juba aastaid alla oma hinna, et seal kindlasti korrektsiooni seal allapoole hinna ei ole, aga võib-olla mõnest teises piimatootes me näeme korrektsioone, aga need ei tule nagu kohe, et ikkagi peamine mass toorpiimast läheb meil võisse juustu ja joogipiima, et seal on kindlasti korrektsioonid nagu varem tulemas.